Täna toimus Tõrva gümnaasiumis Green Dice'i lansseerimisüritus, kus räägiti sellest, kuidas 7.–12. klassi õpilased saavad endale järgmiseks õppeaastaks omad arvutid. Suurim ootus või hirm seoses selle isikliku sülearvutiga, et sinu arvuti on tegelikult siin, et sa oled väga aktiivne kasutaja, aga mis võiks olla selline laiemalt selline hirm või ootus, kui igaüks saab ühe arvuti peale kolm? No muidugi üks ootustest on see, et kõik toimib ja et kõik toimiks valatult ja ka et programmid oleks välja tehtud. Ja see oleneb ka suht palju arvuti võimsusest, mis siis kätte antakse. Ja mis võiks olla hirm? No peamiselt ongi see, et midagi läheks katki, arvuti kukuks maha, midagi läheks peale, et see tekitab nagu ka seda vastutustunnet rohkem ja mõne jaoks võib see olla hirmsam. Sina oled väga otseselt kooli digiarengusse kaasa rääkida, aga mida võiksid noored veel ise teha, et rääkida oma kooli digiarengu suhtel kaasa? Ma usun, et noored võiksid võtta ka ise rohkem huvi igasuguse erinevate programmide ja näiteks arvuti parandamise alusel ka. Et nad võiksid nagu suuremat huvi välja näidata, mis üritada näidata motivatsiooni, et nad tahavad seda päriselt ka teha ja uurida ja õppida. Mis on enda võib-olla viimane huvitav programmi ja kokkupuutunud? Minu viimane huvitav programmi kokkupuude oli see, kui ma tegin VM-i, ehk siis virtuaalmašiin, ehk siis virtuaalmasin, mis on siis põhimõtteliselt arvuti, mis on arvuti sees. Oleme leidnud siin siis Green Dice'i esindaja Argo ja esitame siit teile siis paar küsimust, et miks otsustasite seda projekti meie kooli tuua? Algusaastatel oli väike juhtum, kus meid kutsuti parandama Hummuli, Riidoja ja Ala arvutiparkide siis seisukorda. Ja siis ma arvasin, et need 3 kooli olid jäänud kuidagi üle Eesti vaeslapse rolli, et sinna ei olnud keegi kunagi sisse vaadanud. Ja siis me tegime seal mõnes mõttes nagu heategevusprojektiga need asjad korda. Ja siis teie endine vallavanem Helen kutsus mind kunagi vallamaide jutule ja me tahtsime hakata elanikele pakkuma oma teenust. Et mõtlesime, et õpilastele ja pensionäridele kõigile sobib nagu hästi, et tugitoinusuga koos nagu korralik seade. Siis Helen ütles, et kuule Argo, et kas sa saaksid Tõrva gümnaasiumisse nagu minna, et teha mingi auditit seal, et vaadata, mis meie IT-võimekus on. Ja siis ma tulin siia, siis ma vaatasin, et see on jäänud ikkagi nagu natukene vanasse aega. Ja siis ma ütlesin, et siin ei ole nagu auditist mitte mingisugust kasu, et siin peaks nagu lahendusi tegema. Ja siis me kuskil 1,5 aastat tagasi hakkasime ju tegema, et igal õpilasel on see koolikonto ja isiklik aadress ja nüüd see andmemaht ja kõik muu on ju. Kas te seda kasutada veel oskate, ma ei tea, et sellel nimel me näeme kindlasti vaeva. Aga nii see sai koostöö alguse ja me nüüd oleme juba jõudnud nii kaugele, et süsteemid on enam-vähem korras. Isiklikud seadmed on vaja tekitada, sest et koolis internetivõrk on ka nii kahtlane, et seda vaatab, kas keegi teine suudab lahendada või mitte. Ja me usume, et isiklik seade annab vähemalt selle vabaduse, et sa ei sõltu sellest koolikeskkonnast ainult. Mille poolest erineb Green Dice teistest sülearvutite nii-öelda ostmisest? No esiteks on see, et ma arvan, koolil poleks mitte kunagi nii palju raha, et osta kõigile õpilastele tehnikat. Teiseks on see, et isegi kui sa selle tehnika saad, siis tal taga ei ole süsteemi. Kui pole süsteemi, siis pole mingit kasu. Ja kolmandaks on see, et me teeme seda unikaalselt, et me toome otse suurettevõtetelt need seadmed küll meil kontrollitult ja vastutustundega teieni ja jätame peale ka veel oma tugiteenuse. Et näiteks kui sinul täna on see seade, läheb katki, kukub maha, tahad vahetada, tahad väiksemalt midagi ümber mängida, siis ükski teine ettevõte seda ei tee. Meie puhul sa saad seda teha ja kui sa kunagi kooli lõpetad, siis sa põhimõtteliselt saad ka meie teenust sellest kasutada. Võib-olla on isegi meil mingi kangemaid pakette seal, mis iganes. Et hästi paindlikud oleme, hästi nagu kulukoht on hästi madal ja vastutame sinu heaolu eest nagu rohkem kui teised. Mida tähendab ilma peidetud kuludeta teie teenuses? No võib-olla sa oled kunagi kokku puutunud, võib-olla ei ole, sa oled nii noor veel, et kui sa näiteks lähed, teed reisi ja lähed võtta autorendist, endale autorendi, ma ei tea, hinnakirja järgi mingi auto, näiteks sul veebileht ütleb 50 eurot 7 päeva, lähed sinna koha peale, siis öeldakse, et kas sa tahad kindlustust ka siia juurde? Okei, tahan, siis maksab see veel 50 eurot juurde.
kas sa tahad teist juhti ka oma autole juurde, siis ütled, et jah, tahan küll, okei, veel 50 eurot juurde. Sul küsitakse, et kas sa tahad näiteks tuua täispaagiga või tühja paagiga selle auto tagasi. Kui sa tood vähegi tühjema paagiga, siis läheb jälle lisatasu juurde. Ehk siis sa ei näe neid tasusid, mis sul rakenduvad. Meie puhul on see, et see number, mis siin on näiteks Greentassi teenuse hind on näiteks 7 eurot kasutaja, siis sa tead seda, et sa ei pea rohkem maksma. Et kui see aku läheb katki või ta ei tööta enam, sa ei pea sealt vahetuse eest hinda maksma. Kui sa tahad näiteks mingit probleemil lahendust, teeb meile pileti, siis sa ei pea lisa maksma. Et seda tähendabki see, et kõik see number, mis sa näed, see on lõplik, mitte mingite kahtliste trikkidega suurendatud. Te enne mainisite, et mis saab pärast arvutite kasutust, kui õpilane lõpetab, aga mis siis täpsemalt saab arvutitest? Seadmetest. Ja me üritame tõesti teha esimest päris ringi, et ka see Greentas, meile tegelikult eestikeelne nimi on roheline täring, ehk siis täring on täiuslik ring, ühe tehnikatoot täiuslik ring, siis näiteks SEB Pank, kes siin oli, tema on esimene kasutaja, aga pärast seda tema näeb ka, millal see seade lõpuks materjaliringusse jõudis. Et me ei müü ühtegi asja kuhugi suvalisest maha, vaid kui me näeme, et see seade ei vääri enam näiteks uuesti kasutust 7. klassi õpilaste seas, siis me suuname ta siis meil koostööpartner, kes teeb materjaliringlust. Võib-olla kunagi juhtub ka see Tõrvas, et need samad seadmed hakatakse hoopis siin lammutama uuesti materjalideks. Sealt tuleb metalli, sealt tuleb LCD paneele, sealt tuleb trükiplaate, igasuguseid materjale. Ja need me üritame siis suunata läbi koostööpartneri uuesti ringlusesse. Ja seda on võimalik kõike kontrollida, seepärast see täiuslik ring. Et esimesest kasutajast kuni materjaliringluseni välja. Mis juhtub siis, kui arvuti läheb katki? Siis on see, et sa teed oma digisaadikutele pöördumise. Teil on see vist abi@torva.ee, torva.edu.ee. Kui see aadress on muutunud, siis võite täpsustada digisaadikute käest. Siis nemad vaatavad, kas nad saavad selle korda teha. Kui nad ei saa selle korda teha, siis nad suunavad selle pileti meie tiimile ja meie siis kas teeme korda või anname teile uue arvuti, mis on juba koolisüsteemis, saate logida oma kasutajakontoga. Kui te oskate andmeid käsitleda, siis kõik andmed on ka alles. Kas arvutit võib ka kasutada oma isikliku hobide jaoks, näiteks kunsti loomiseks või? Ikka võib kasutada. Et nagu ma ütlesin, loome ei tohi olla piiratud, et kui üks inimene ütleb, mida võib teha, siis on ühe inimese mõistus. Kui 100 inimest mõtlevad, mida võiks teha, siis see on 100 inimese mõistus. Et selles me ei pane piiranguid ja pigem aitame kaasa, et kui tahate mingi programme või asju, näiteks praegu oli see küsimus, see Flipbook. Et kas te saate Flipbooki kasutada kuskilt? Kui te ise ei leidnud, on ju, me proovime ka leida, äkki saame midagi pakkuda. Kuidas tagate andmeturvalisust? Läbi tarkade kasutajate. Et me koolitame nii palju kui vähegi võimalik teid oma andmeid ja digitaalset identiteeti hoidma. See tuleb teemakuuna kindlasti kooliprogrammi sisse. Arvutiõpetaja aitab ka kaasa. Ja ainuke inimene, kes saab tagada andmete turvalisuse, on kasutaja ise. Et muidu sa usaldad kedagi teist. Miks sa peaks kedagi teist usaldama, kui sa ennast ei usalda? Et see on imelik. Et me kindlasti tegeleme sellega. Aga muidu me võtame ka vastutuse, kui tõesti keegi unustab, siis me garanteerime selle, et me kustutame kõik andmed. Ja millised on need Greentassi tulevikuplaanid? Me loodame, et me suudame hariduslikku sisu pakkuda nende teemakuude raames just sinna personaalsesse seadmesse. Ja siin on väga palju blokke, nagu me juba praegu saime aru, et mis nõuavad õppimist ja harjutamist. Aga suuremas skoobis me tahaksime jõuda ikkagi rohkemate õpilasteni kui ainult Tõrva õpilased. Et me ei saa jätta teid erilisteks. Et me tahame jõuda ikkagi paljudesse Eesti koolidesse ja ma usun, et me suudame tuua läbi selle liikumise mitte ainult tehnoloogilist teadmist, vaid ka teisi teemasid koolikeskkonda, kus õpilased vahepeal tunnevad, et aga neile sellist asju koolis ei räägitud, et ma ei oska. See on natuke vale mõtlemine ja koolis ei saa kõike õpetada, aga me vähemalt suudame näidata mingit huvispektreid, et äkki tekib mingil õpilastel näiteks, ma ei tea, ollagi finantstark või midagi sukest. Et vaatame, mis sellest välja tuleb. Aitäh! Ja meil on siin SEB esindaja. Ja võib-olla küsimegi esimese küsimuse see, et miks SEB rahastab sellist haridusprojekti?
see on nüüd selline kaudne rahastamine, ta ei ole otseselt, ühesõnaga, et rahastame me tegelikult oma nii-öelda selle tehnika kaudu. Aga SEB-l on tegelikult igal aastal on praktikad, nagu kust nii kooliõpilased kui üliõpilased käivad meie juures erinevates pangaharudes tarkusi omandamas ja arvutioskused tegelikult on juba panka tuleku eelduseks, eks ole, see on nagu kirjaoskus ja arvuti on täpselt samasugune kirjaoskus ainult tehniliselt. Nii et see on kooliõpilastele väga suureks plussiks. Kuidas see algatus võib-olla aitab kaasa rahatarkusele või siis oma nii-öelda tulevikuoskustele kaasa? Noh, tänapäeva rahatarkus võib öelda, et ju kõik pangaga suhtlemine on juba väga suurel määral arvuti kaudu. Ja arvuti on nüüd suureks abivahendiks tegelikult, eks ole, nii internetipangaga suhtlemisel kui nõustajatega. Tänapäeval on väga palju nõustamisi käib juba video teel. Nii et kui oskad arvutit kasutada, siis sa saad seda kõike teha. Kui ei oska, no siis tuleb leida see lähim kontor, eks ole, kuhu kohale minna, aga mis on tegelikult üsna tüütu. No, siit ongi hea minna küsimusele üle, et kui tähtis on tänapäeval digipädevus? No ma ütleks, et see on isegi ülioluline, sest täpselt nii nagu maailm on, eks ole, internetti või arvutisse kolinud, eks ole, on tegelikult igasugused pahatahtlikud inimesed ka tegelikult sinna ümber kolinud ja kui sul digipädevus puudub, siis on väga kergelt neid inimesi haneks tõmmata, neid ära petta, nii et tegelikult see arvuti kasutusoskus ja tegelikult ka selline pädevus sõna otseses mõttes, eks ole, et mida sa tohid teha, eks ole, arvutiga ja kuhu linkidele klikkida, kuhu ja millistele internetilehtedele minna, tegelikult see on ülioluline tegelikult oskus, et sa ei satuks selliste pahategijate küüsi. Argo ennem rääkis meile ka, aga küsida teilt, et mis on teie arvamus, et kas selline algatus võib ka jõuda teistesse koolidesse? Ma arvan, et kindlasti ja see on lausa hädavajalik. Tegelikult me oleme siin Argoga asju natukese arutanud ja ma olen teda just tegelikult niimoodi õhutanud, et ta kindlasti üritaks sellist teenust pakkuda üle Eesti. Igal võimalusel, kui vähegi võimalik. Aga aitäh teile ja see on nagu kõik. Meil on siin meie kooli siis digisaadikute juht Kristoffer ja võib-olla, ja sa oled ise õpilane ka, et mida õpilased sellest kõige rohkem vajavad sellest? Ma tahaks öelda, et kõige rohkem ongi vaja seda põhilist läpakat, et saaks hakata iga õpilane ise uurima neid programme ja nagu teha asju, võimalusi, millega nad saavad siis seda uut tööd teha, näiteks avastavad endale uue mingi maailma, kas või investeerimist hakkavad selle läpakule tegema, kui keegi jõuab sinnani muidugi. See ongi nagu erinevate programmide üldiselt kasutamine ja õppimine. Kas kõigil on seni olnud võrdsed võimalused nii-öelda digivahenditele?
Tõru gümnaasiumis ma tahaks öelda, et hetkeseisuga kahjuks varem ei ole olnud võrdsed võimalused üldiselt kui vaadates. Nagu tagasi näiteks aasta aega tagasi või 2 aastat tagasi, siis põhimõtteliselt ei olnudki seda. Et tahaks öelda, et nüüd loodame, et see asi paraneb siis selle järgmise aasta projektiga seoses. Mis on võib-olla kõige suurem hirm kui iga õpilane omab Green Dice'i arvutit? No minu jaoks kõige suurem hirm on muidugi see, et kõik teevad katki ja ma pean parandama, on ju. Aga ma usun, et see ei ole midagi hullu ega midagi. Nii et tegelikkuses minu jaoks nagu seda hirmu otseselt ei olegi. Mul on lihtsalt lootus, et kõik hakkavad õppima midagi. Mul on see lootus. Kas seda probleemi ei võiks tulla, et õpilastel tegelevad hoopis muuga kui õppega? Ma olen kindel, et see kindlasti juhtub, sest ma olen kindel, et õpilased hakkavad kasutama läpakaid niikuinii ka YouTube'i, Netflixi, igasugu muude asjade, mängude mängimiseks asjadeks. Ma muidugi mängides eriti mängida, nad ei ole päris nii võimsad. Olen testinud, ei tea kahjuks kõiki mänge välja. Aga üldiselt usun, et jah, see juhtub kindlasti. Et kasutatakse ka muudel eesmärkidel seda, aga ma loodan, et ka õppimine jääb sinna hulka. Aitäh, Kristoffer, ja palju edu! Aitäh! Kuidas hakkab kooliõpilaste igapäevaelu muutuma, kui õpilased omavad oma arvutit? No kindlasti ma usun, et üheks suureks plussiks on see, et võib-olla ei pea iga päev kõiki tavapäraseid õppevahendeid nii palju kaasas kandma, näiteks võib-olla saab jätta mõned õpikud koju või vastupidi jätta kooli klassiruumi, et kodus pääseda ligi opikukeskkonna kaudu, mida ju ka tegelikult terve kooli õpilased kasutada saavad. Et see on ilmselt üks selline füüsiliselt tajutav kõige suurem muutus, et õpetajad on juba avaldanud oma elevust selles osas, et saab terve klassiga isiklike vahenditega näiteks läbi viia mingeid tunde, kui on ette teavitatud, et on vaja asjad kaasa võtta, et see on hästi positiivne külg. Siin on hea küsimus edasi minna, et kuidas õpetajad on valmis selleks ja kas toimub ka mingeid koolitusi ka? Ja õpetajate koolitusi toimub tegelikult juba praegu, et meie haridustehnoloog nii individuaalkoolituste kui väiksemate gruppide kui suuremate gruppide koolitusi on teinud vaheaegadel ja teeb tegelikult ka õpetajate koostöö ajal läbi terve õppeaasta. Ja lisaks siis käivitub meil koos kogu selle koostöö Green Dice'i ja SEB koostöö raames õpetajatele ka koolitussari, et kaardistame ära, missugused nende suurimad vajadused on ja ka erinevate gruppide suurustega neid koolitusi läbi viime vastavalt sellele, kellel mida parasjagu vaja on. Mis on olnud siiani kõige suurem väljakutse selle projekti läbiviimiseks? Kõige suurem väljakutse, nagu koolielus ikka meil kõike on hästi palju korraga kogu aeg. Ehk siis igasugune muutuse juhtimine on eeldanud hästi palju läbirääkimist, arutamist, kõigi osapoolte kaasamist, aga otseselt selliseid suuri ja apsakaid ja prohmakaid võib-olla ei olegi olnud, et me oleme saanud liikuda hästi sellises rütmis või ladusalt, et üks asi on järjest viinud teiseni, mis on meie koolis praegu veel ikkagi selline suur murekoht kogu selle teema, IT-teema juures on meie kooli Wi-Fi ühendus, aga see on ka asi, millega me tegelikult praegu juba tegeleme, millele me lahendust leiame ja ma loodan, et sügiseks me oleme selles kohas, kus see ka meile enam muret ei valmista. Kas me selle pärast ei peaks muretsema, et õpilastel on võib-olla suurem võimalus rohkem digivahenditest surfata internetis, et kuidas seda võib-olla ära hoida? Green Dice selle kogu teenuse raames on tegelikult planeerinud ka sellealased koolitused, et nagu täna paneelis Argo ka rääkis, et tegelikult ju telefonis, mis on tarbimise vahend, saab noor juba praegu ligipääsu kõigele, kogu maailmale, seadmest, mis on tal taskus. Arvuti on eelkõige meie vaates vahend uue loomiseks, uute asjade tootmiseks, olgu see siis koolitöö või midagi muud. Otse loomulikult on seal see oht, et noor inimene ja ka täiskasvanu satub lõksu ja ei oska sealt välja tulla, aga see on üks osa nendest koolitustest, mille me õppijateni toome ja ma leian, et võib-olla see ongi kogu selle koostöö
üks suur lisaväärtus ongi see, et me väga teadlikult nii õpilaste kui õpetajateni viime selle info, et kuidas ja mida ka internetis ja arvutis teha ja mida mitte teha. Et praegu on see õppekavade raames pigem selline kaootiline ja igaüks leiutab oma ratast, aga Green Dice on meile selles osas abiks tulnud, et see on väga suur osa kogu selle koostöö raames. Aitäh ja selleks on tänaseks kõik. Aitäh teile! Tere, mina olen Luisa. Mina olen Nelli. Täna uurime, kus kooliõpilased kõige sagedamini hängivad kooli peal. Tere. Mis on teie nimi? Emili. Kus sina kooli peal kõige sagedamini hangoutid? Ma arvan, et puhvis või klassi ees. Aitäh. Nii, kuidas on teie nimi? Melissa Anderson. Kus kohas te koolis kõige rohkem hangoutite? Siinsamas kantselei ees. Selge. Aitäh. Nii, kuidas on teie nimi? Heidi-Liis. Kus te kõige rohkem koolis hangoutite? Pigem siis aula ees seal istekohtade juures. Tere. Tere. Mis on su nimi? Kenert. Kus sa kooli peal kõige sagedamini hangoutid? B-korpus esimesel korrusel. Okei, aitäh. Tere, mis on teie nimed? Hendrik. Raido. Ja kus te koolimajas kõige rohkem hangoutite? Ma ei tea, 3. alal on kõige mõnusam olla, see on diivanid. Majas on päris normaalne. Okei, aitäh teile. Mis sa arvad sellest, kui ma küsiks kooli töötajatelt ka? Davai. Let's go! Tere õpetaja, mis on teie nimi? Tere, mina olen Evelin Kadak. Ja kus teie tavaliselt kõige rohkem oma vahetundide ajast vedate? No ikka siin oma klassis, aga käin ka A-maja õpetajate toas. Vahel harva eksin ära ka C-maja õpetajate tuppa või auditooriumisse mõnele koosolekule. Aitäh teile!